Tere õhtust. Taas oleme siin esmaspäeval. Läheme rändama. Me omnibussiga käisime nüüd nädalavahetusel Liivimaal. Toivo ja minu ühine sõber Raivo Plumer tuli äsja Teramägedelt. Tuli veidi enne seda tagasi, kuni sinna jõudis Vene asevälisminister Rogozin, ma ei tea, kuidas tema sinna sai. Aga meie õhtu nagu ikka hakkab ilusa muusikaga, ma palun Henri Laks tuleb lavale. Ma tahaks alustada oma kõige uuema lauluga, mis kannab pealkirja Kus asub küla. Pühane Eestimaa muld ei särase kui teemat ja kuld. Sinu silmis näen tuld, pead mullast lugu. Kus asub küla, kus asub vald? Kus asub küla, kus asub vald? Põldude musta valendus, kus tõuseb saagile tähendus. Toidetud tuhanded suud, meiegi oleme lihast ja luust. Vaidlustes sünnib tõde, mis kibe on kui lahkuja sul. Sinu silmis näen tuld, enne hommikustudu. Kus asub küla, kus asub vald? Kus asub küla, kus asub vald? Põldude musta valendus, kus tõuseb saagile tähendus. Toidetud tuhanded suud, meiegi oleme lihast ja luust. Looja kannab südant, mis vahel üksik, see mõnikord koos. Sinu silmis näen tuld, mis pole metsik. Kus asub küla, kus asub vald? Kus asub küla, kus asub vald? Põldude lokkav valendus, kus tõuseb saagile tähendus. Toidetud tuhanded suud, meiegi oleme lihast ja luust. Kus asub küla, kus asub vald? Kus asub küla, kus asub vald? Kus asub vald? Aitäh. Ja et mitte liiga melanhoolseks minna, siis täna on terve päev praktiliselt päike säranud ja
selle auks tahaks laulda ühe päikseloo. Kukega ja Koiduga üks lootus käib, Koidu kuuma taeval ajal. See, mis pimeduse varjus õudne näis, sellest saab üks hommikune näär. Päike veereb üle pea, ilmaratas suur ja hea, vaatab üle maa ja vee. Päike veereb üle pea, ilma maata soojendab, ilmaratas kollane. See, mis hõõgub alati ei kõrveta, sooja kingib kaugele. Tulekera kolmejalgne leevendab, jõudu annab kahvatule palgele. Päike veereb üle pea, ilmaratas suur ja hea, vaatab üle maa ja vee. Päike veereb üle pea, ilma maata soojendab, ilmaratas kollane. Hei! La 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 la. Kukega ja Koiduga üks lootus käib, Koidu kuuma taeval ajal. See, mis pimeduse varjus õudne näis, sellest saab üks hommikune näär. Päike veereb üle pea, ilmaratas suur ja hea, vaatab üle maa ja vee. Päike veereb üle pea, ilma maata soojendab, ilmaratas kollane. Hei! Ilmaratas kollane. Ole! Ja enne kui asume loodusprogrammi kallale, siis esitaks teile ühe loo veel, mis kannab pealkirja Unistuste paat. Kui üksik paat jõuab unistuste kaldale, ei nüüd küll vist kellegile liiga tee. Kui täitunud on unistus, mis tarvis veel, aga mõttes ootab järgmine. Nii mõnigi tahaks selle paadi pardale, mis kordki viiks unistuste kaldale. Kui käes on aerud muudkui sõuab veel, nii lootus hoiab unistuste teel. Nii on lootustel üks aeg, näha tuleb enda vaev. Nii on püüdlustel üks suund, leida enda elujuur. Kui üksik paat jõuab unistuste kaldale, ei nüüd küll vist kellegile liiga tee. Kui täitunud on unistus, mis tarvis veel, aga mõttes ootab järgmine. Nii on lootustel üks aeg, näha tuleb enda vaev.
püüdlustel üks suund, leida enda elujuur. Nii on lootustel üks aeg, näha tuleb enda vaev. Nii on püüdlustel üks suund, leida enda elujuur. Aitäh! Suur aitäh Henrile, teda kuuleme täna veel, aga nüüd lähme ühele ränkraskele rännakule. Tõsi küll, meie ei lähe, me vaatame ainult pilte, kuulame juttu maailma ühest kõige raskemast jalutuskäigust. Trepiastmed pidime 12 000 korda üles-alla ja need pole päris tavalist astmed ka, nii et jätkame 2 nädala tagust looduse õhtut ja läheme Hiinasse ja Tõivo viib meid kohale. Tere õhtust siis. Kõigepealt peaks ära selgitama eelmine kordi üles üks küsimus, et kui me seal Tiibeti peal olime, et kuidas roomates palverännak käib, et siin inimesed küsisid, et kui tihti need palvetajad siis pikali heidavad, kui nad 56 kilomeetrit käivad ära. Tegelikult käib see, vabandage, ma lükkan telefoni välja. Ei, ma lükkan ta välja. Nii. Tähendab, asi on selles, et kogu aeg on pikali. Põhimõtted on selles, et kui ta seisab nüüd paigal, tõstab käed üles, ütleb vaim, kõne, õhk ja heidab pikali ja siis sinna kohta, kus tal käed puutud viimati maha, siin on 3 väikest sammu ja niimoodi siis 56 kilomeetrit on see 56 kilomeetrit on see Kailasring, aga see on nüüd mägedes, eks ole, ja peaaegu 6 kilomeetri kõrgusel. Aga tehakse ka pikemaid. Näiteks Laasas sinna Kailase alla on 1200 kilomeetrit. Ka see tehakse ära. Ja kui me käisime seal Ida-Tiibetis, siis sealt järve ääres, mida me maatsime, Yangtze järv, sealt tullakse ka Tiibetisse ja see on ka seal kuskil niisugune 600 kilomeetrit umbes. Nii et see inimene sipelkas suudab kõike teha. Ma ei tea, seda 1200 kilomeetrit, seda nad teevad võib-olla paar aastat. Ilmselt, sest et ma arvan, et kuskil päevas mägedes teed sa võib-olla 5 kilomeetrit, aga maantee peal, kus autos sõidavad mööda, ega nüüd üle 10 kilomeetri ikka ei tee. Aga püüdke, ma arvasin, et minutis ta heidab umbes 2 korda pikali. Aga need palverändajad on, kõik ei ole mitte niisuguse noore sportlikus eas, seal on ikka palju niisugusi 50 pluss naisi eriti. Kujutage ette, kui ta 5-6 tundi päevas, 8 tundi päevas, minutis 2 korda heidab pikali, tõuseb püsti, kui kõva vorm tal on siis pärast seda. Nii, edasi me pidime minema nüüd Hiinamaale. Henri ütles siin, et loodusõhtu nüüd edasi nagu eriti palju loodust ei ole, rohkem on reisisaade. Seepärast loodus jäi meil Tiibeti poole maha. Nüüd me jõudsime Hiinasse ja Hiinas oli meil üks suur objekt, oli Huashani mägi. Hiinas on 4 pühamäge. Üks nendest on Huashani mägi ja see pidi olema nagu kõige püham. See asub siis Xiani linna lähedal ja siin ta on siis nüüd pildi peale joonistatud. Põhimõtteliselt on
mäejalam on 450 meetri kõrgusel ja kõrgem tipp on 2150. Nii et see kõrguste vahe on siis 1700 meetrit umbes. Nii, ja kuna siin mäe peal on 4 kloostert, iga tipu peal on omaette klooster. Siin on põhjatipp, siin on idatipp, siin on peatipp ja siin on läänetipp. Ja see klooster on sinna rajatud ikka 500 aastat tagasi, et Hiinas ei ole mitte midagi nooremat kui 1000 aastat või 2000 aastat või 500 on niisugune noor aeg. Ja vanasti käidi siis siit kuidagi moodi ülesse, kuskilt mööda seda seina roniti ülesse. Praegu on niisuguse meiesugustele on siia tehtud üks niisugune jalgrada siit üles ja siit hakkavad trepid ja ronivad siit siis üles siia põhjatippu, siit siis idatippu ja sealt siis edasi läänetippu üle peatippu. Aga et seda teha nüüd inimestel lihtsamaks, siis on Hiina tehnikamaa on siiapoole ajanud ka köistee ülesse. Köiste jaam on siit, bussid sõidavad kuskil siiani, köiste jaam on siit, sõidavad ülesse. Ja et mitte ööseks mäe peale jääda, siis tehakse see ring ära ja siit läänetipus saab siis alla. Alla tuleb siit 4,2 kilomeetrine köistee üle selle oru, üle selle mäe siia orgu. Meie muidugi tahtsime jala seda tretti teha, siis hakkasime siit maalt pihta, kuskilt 1,5 kilomeetri kaugusel hakkasid trepid ja trepid jätkusid siis kuni tegelikult lõpuni. Kord üles ja kord alla ja ma tegin väikse arvutuse, et ilmselt me selle 8 tunni jooksul, mis me seda tegime, me trampsime maha umbes 11-12 000 trepiastet. Imelikul kombel isegi väga hull ei olnud. Ja eks siis nüüd tegelikult näitame, mis seal siis toimub. Ja siin siis üleval on need töötavad kloostrid ja palverändurid käivad seal ka ülesse, aga see oli niivõrd ligipääsmatu, et isegi keisraaeg ei pääsenud sinna üles maksukogujad. Ühesõnaga, see oli nii püha mägi, et seal jäi isegi maks võtmata. Ja see Hohensteini mägi nimetatakse ka veel Lillemäeks. Nii et alguses väravate juures on seal niisugused ehitused. Hiinlased on muidugi selle väga hästi korda teinud ja kuna ta on turismimatket, seal käib hästi palju kohalikke turiste muidugi, aga ka mõningad niisugused meiesugused eurooplased. Siin on siis taoistlik klooster, seal on niisugused vannid, kus siis need viiruki pulki põletatakse. Ta on budismile väga tegelikult lähedane usk, aga viiruki põletamis budistidel ei ole. See on siis hiinlastel väga, väga levinud komme, et igale pühadesse kohtadesse seotakse ümber omad enda poolt punased lindid, et siis millegiga olla jumalale meelepärane. Niisugused huvitav skulptuur on tee peal ja esialgu olid siis, see tee oli väga niisugune silutatud ja sildadega kaetud. See tuletab meile meelde 60. aastate maanteid meil, kui oli pioneerid maantee ääres, aga siin on siis ilmselt, et Hiina punanoored valutavad Pühamäge.
Noh, ja mida edasi minna sinna mägedesse sisemusse, need nõlvad lähevad aina järsemaks ja järsemaks. Iga natukese aja tagant oli jälle mingisugune ehitus, aga noh, loodust oli seal ka üks jagu. Noh, siin on ka näha, et kivide alt ja kivide vahet läheb see tee, aga see tee on siia ehitud, need trepid on ehitud, ma arvan, kuskil 60-70 aastatel. Ja noh, neid linte on siin ka palju ja nüüd on siis läinud tee niivõrd palju järsuks, et esialgu olid väga korralikud trepid. Need on prügikastid. Üldiselt Hiina on vähemalt suurlinnad ja niisugune turistide reoon on üpris puhas koht. Noh, siin on siis näha neid nõlvu, vahepeal on siis ka mõningad puhkamise platsid koos söögi ja joogipuudistega, see on siis hoiatus, et mine tegelikult kiiresti võib pähe kukkuda. No ja need trepid siis lähevad, kahel pool on siis niisugused julgestusketid, nii et noh, siit ei ole küll mitte midagi hirmsat, aga noh, lihtsalt need astmed on ääretult palju. No aga see on siis nüüd säilmed eelnematest treppidest. Kunagi, kui need suuri treppe on, siis käidi niimoodi üles. Need mungad, kes seal üleval elasid, läksid sealt ülesse, aga ma saan aru, et nad läksid üles, aga kuidas nad ehitusmaterjalid üles said. Sest üles oli ehitatud need 4-5 kloostrit oli seal olemas juba aastasadu. Nii et noh, kuidas nad elasid, kuidas nad käisid, seda ma ei kujuta ettegi. Iga 200 meetri tagant on kilomeetri post. 4 kilomeetrit, 200 meetrit on käidud. Kogu selle treti pikkus on 12,5 kilomeetrit sealt alt, kus me hakkasime minema kuni sinna Köiste lõppjaamani välja. No ja siis hakkasid ka tee äärtel ilmuma tabalukud, nii nagu meil on siin Keila joal, oma armastuse ja ustavuse märgiks tuuakse tabalupud ja graveeritakse nimi ja aastaarv peale. Noh, siin on siis neid ehitusi, noh, vahepeal oli siis ka niisugune koht, need on juba tühjad ilmselt. Me küll ei käinud katsumas, aga noh, neid lukke ikka, kuna Hiinas on palju inimesi, siis on seal ka lukutoojad palju ilmselt. Vahepeal on ka niisugused vaateplatvormid, no siin on nüüd veel vanad teed. Ilmselt oli seal kunagi köied olid kõrval, sest et ega ilma julgestusest ikka sealt ka väga osa munk ei taha üles minna ja eriti kandamiga, sest et kõik söök ja jook pidi ka ju üles vedama. Nii et need olid ikka väga vaprad mehed, kes seal elasid. No siin on siis uue tee kõrval säilinud veel vanad astmed siin. Need on nüüd vanad naturaalsed. Siia ilmselt õhati sisse ja üks mees ukerdab siin siis ringi. No. Ühesõnaga neid vanu ja uusi astmeid on seal ikka palju. Kusjuures see kalju ei ole seal üldse mingisugune pehme liivakivi, vaid pesueht graniit. Ühesõnaga niisama lihtsalt ta ei lagune. Seal peab ikka kõvasti tööd tegema enne, kui astme sisse saad. No siin on siis jälle üks viirukahi ühe väikse palvele ees. No seinad lähevad ikka järsemaks ja järsemaks, aga kui tegete seal üleval on siis klooster, eks ole. No ja siis niimoodi kivide vahelt tuleb käia ja ega neid pilte on palju, seepärast, et vahepeal tahtsid puhata ja kuidas ikka muidu puhkad, kui pilti tee. Siin on siis vist näide ka igivanast tabalukkudest. Need ei ole enam need mitte roostevabast, vaid hästi vanast ajast tehtud lukud. Siin nüüd on. Noh, need olid küll, need on ilmselt ka 100 aastat vana vist. Noh, need trepid olid ikka üpris tegelikult järsud. Hiina mehed lasid sealt käpakeli üles igal juhul.
No siis vahepeal on niisugused, ma ei tea, kas on hüüdlaused või on palved või midagi taolist on. No siin on siis veel need astmed. Noh, see kivi on sinna kinni kiilus niimoodi, et sealt 100 inimesed käivad sealt läbi alt ja ei ole hirmu, et see kellelegi pähe kukuks. Noh, käpakil oli üpris hea minna. Siin on siis jälg ka mingist vanast teest. Ilmselt seda treppi ei olnud siin. Kas siia oli pandud orvingud? Orving on ühesõnaga niisugused kaikad löödud seina, mille peale pannakse lauad, aga kuna need orvingu augud olid niivõrd madalad, siis seal ilmselt ükski kaigas ei saanud seal kinni panna, vaid ilmselt astutigi ühest august teise ja siis mindi niimoodi ülesse. Noh, siin on lähemalt näha, see augu sügavus on ainult kuskil 10 sentimeetrit. Ilmselt seal mingit tugipalki ei olnud. No, nii, see on siis jõutud 3 tunniga, me jõudsime siis sinna esimese põhjatippu, kus oli siis esimene taoistlik klooster. Kloostrist läbi, see peatipp läks natukene kõrgemale veel. Siin on siis natukene tipust allpool ja üks needus oli meil kallal see aasta kogu aeg, et strateegilises kohtades meil ei tahtnud vedada. Ka täna oli ainukene pilvesilm. Enne seda oli väga klaar ja ilus ja ka pärast seda oli ilusad ilmad ja see päev ennustatigi madalat pilvitust ja kuskil 18 kraadi sooja ainult. Niimoodi, et kui me hommikul tulema hakkasime, siis ei olnud vigagi ilmal, aga mida me kõrgemale jõudsime, seda madalamas pilved läksid, tähendab, me ilmselt tõusime pilvedesse. No siin on siis nüüd vanast eest. Selle mäe peal ei ole kloostert, aga kõrgemad tipud on siin taga. Aga see oli lihtsalt üks hästi ilus mägi. Noh, niimoodi peab seal loodus võitlema oma olemasolu eest. No see on siis nüüd põhjatipp. Mägi hakkab juba udus ära kaduma. Hiinlastel on üks komme, et nad tahavad kangesti valge inimesega pilti teha. See oli kohe järjekord, et muga pilti saaks teha. Siia tuleb nüüd välja see põhjatipu köistee, siit edasi oli hästi palju inimesi. Seal treppide peal oli suhteliselt vähe inimesi, aga siit edasi läks ikka massiliselt, kuna vist oli laupäevane päev ka, nii et rahval oli vaba. Aga edasi ei läinud enam üles otse, vaid läks mööda harja idatipu poole. Seal oli nagu puid ja loodust rohkem. Kusjuures ka need suured rahnud, mis tee peal olid, need olid tegelikult uuristatud tühjaks seest. Ja seal sees olid ruumid, kas kunagi oli seal palvelad olnud, igal praegu olid seal isegi niisugused laomoodi ruumid, aga mõnes oli ka pühakoda. Ja need, mis seina peale olid graveeritud niisugused hieroglüüfid, need olid ikka hästi sügavad ja väga korrektselt tehtud. Udu hakkab nii passus minema, et varsti näinud enam 10 meetri kauguselegi. Siin on siis nüüd jälle näha, kui palju Hiinas on armastajaid ja lembelisi inimesi. Siin on siis üle selle kivi läks ka niisugune vanaaegne tee. See on ilmselt nüüd ka vana tee, siia ei olnud isegi kõrvale uut teed tehtud. See on niivõrd järsk, et see astme sügavus oli ainult 10 sentimeetrit ja kui sa pidid astma, siis astusid küljega, sest et
kinga nina jaoks ei olnud rohkem ruumi. No ja järsk oli ta küll, ta oli siis niimoodi, et lakaredel ei ole ka nii järsk. Nüüd oleme jõudnud idatipu lähistele ja selle koha nimi on siis Armastajate kalju ehk päikesetõusu kalju ja üks osav Hiina mees oli teinud siin oma äri. Siin oli piirdaed ees ja tema laenutas siit siis köit ja tegelikult ohutusvööd. Kui tahad pilti teha, siis pidid talle tegelikult maksma. Tema andis sulle selle vöö ja andis pildistajale vöö ja temal äri käis. Kindlasti on see ametlik, aga nutikus on ka midagi. Õhuniiskus oli niivõrd suur ja hommik oli päris karm pakane siin, siis pikaokalised männid olid niisugused enneolematult kaunid. See härmatis oli kuskil niisugune 3-4 sentimeetrit lai. See on siis idatipu lähistel. Idatipp ongi siin ja jälle pidi poseerima koos tegelikult hiinlastega. Siin on võetud mind lausa kinni. Siin on veel üks osa värimees. Enne peatippu oli üks tegelikult lauakene, kus siis müüdi neid tabalukke, kuhu võisid kirjutada peale oma ja armastatu nime. Ja siis oli ka niisugune medal. Medali peal oli valatud Huassani mägi ja siis anti see hambaarsti puur. Võisid sellele medalile enda nime ja kuupäeva peale kirjutada ja sinna oli peale kirjutatud, olen käinud Huassani tipus. Ja tegelikult iga teine tegi, seepärast, et see medal maksis ainult 10 juani ja 1 euro on 7,5 juani, nii et kes siis ei taha oma niisugust medalit saada. Et olen kõva mees, olen käinud mäetipus. Siin on siis veel hinnakiri, üleval mäe peal on niisugune kong ja kui sa 3 korda lööd, siis maksab 10 juani, 6 korda lööd 20 juani, 9 korda lööd 30 juani. Äri käib. Nii ja nüüd me siis jõudsime siis kõige rohkem, nii nagu Jaangi ütles, et hiinlased kuulutavad, et see on üks maailma raskemaid jalutuskäike. Kellel on, kellel ei ole, eks ole, kes ega siin nüüd, me olime 9 tundi siin peal ja muidugi treppides käia on tegelikult raske, aga kindlasti on raskemad kohti ja see peaks olema siis selle jalutuskäigu kulminatsioon. Kui seda netist vaadata, siis siin on niimoodi, et kui siit trepist alla minna, siis satud kalju seina peale. Ja seal kalju seina peal on oi kui hirmus. Niimoodi minnakse allapoole ja vaat siis edasi on niimoodi. Oi kui hirmus, aga õnneks oli udune ilm, ega siis ei näinud sinna alla. Üles on üks 30 meetrit kaljut, aga allapoole on ilmselt 500. Ja see laudtee viib siis umbes 30-40 meetrit sinna nurga taha. Seal on üks väike koopas on üks püha mehe pilt ja tuleb siit tagasi tulla. Aga seal netis, kui vaatad, siis mina kujutasin ette, et see tee läheb kuskil kilomeetrite 5 ja tuleb kuskil ringiga tagasi. Aga põhimõtteliselt oli see niisugune kökimöki värk, et lähed sinna peale, hirm on ikka natukene mõnelgi, aga antakse sulle ohutusvest tegelikult selga ja siin üleval jooksevad trossid ja siis sealt lükkad libiseva karabiniga ennast edasi. Niisugune on ta siis. Ega sa allapoole ei pea nüüd vaatama, aga muidugi mina oleks tahtnud küll, et see ilm oleks ikka ilus olnud, et oleks ikka allapoole ka näinud. Aga näin. Aga nüüd,
seal siis tehakse trikke niuksi. Aga kõige hullem see, et see laudtee ei vii õieti kuhugi. Viib sinna 30 meetrit ja tuleb sama teed, mida tagasi tulla. Ja siis siin on niimoodi, et et osa inimese läheb sinna ja teised tulevad tagasi. Ja tegelikult siis need, kes tulevad tagasi, see mees tõstab praegu enda ohutusvööd üle selle inimese pea. Niimoodi see käib siis. Ja mõned on muidugi paaniliselt hirmunud, aga mõnel teeb õudselt palju nalja. Nii see käib seal siis. Ja tegelikult sebimine käib seal kogu aeg, sest et esialgu ma mõtlesin, et kui nad hakkasid mulle vastu tulema, et juunil hakkas hirm ja tulevad tagasi, aga tegelikult ei olnudki minna kuhugi. Nii et vaat siin siis käib see asi. Kahjuks, et ei näe alla. Aga siin on siis veel üks äri. Siin elab fotograaf. Nii et kui sa tegelikult tahad, tal on niisugune pisikene koobas seal, kui koputad akna peale, tule tee must pilti. Temal on äri seal. Siin siis on, põhimõtteliselt on siis üks tross peaks minema sinnapoole ja teine tross peaks tulema tagasi, aga nüüd saanud aru, kumma peale sa paned selle, kas selle karabini. See on siis see pühamehe koobas. Jõuad tegelikult sinnani, aga nüüd muidugi on huvitav teada, kes esimese on jõudis sinna ja kes selle pühamehe pildi sinna viis kunagi. Seepärast, et siis ei olnud seda laudteed ei olnud ju. Keegi pidi leidma, et seal on koobas ja keegi pidi siis kunagi selle laudtee sinna tegema. Siin on nüüd siis pantud alla niisugused prussid seina sisse ja kolme laua peal käia ei ole vigagi. Siin pole prussi ka enam, siin on prussid ära kadunud kuhugi. Niimoodi ja tegelikult oligi siis läbi. Siin on siis nüüd jutt, et see on ikka väga, väga kole ja väga püha koht. Edasi hakkas meil kiire. Seepärast, et me tulime hommikul kell 9 tulime sealt alt peale ja siis öeldi, et teete selle tiiru ära seal kuskil 3-4 jõuate lääne tippu, kus köisteega sõidetakse alla. Aga siis suure kauplemisega saime selle kellaaja leppida kokku 5, aga kui me siia siis printsessi tippu jõudsime, siis vaatasin kella, kell oli juba 4 läbi. Selle suure ukerdamise ja pildistamise ja jamadega oli aeg nii õudselt ära läinud, et hakkas õudselt kiire. Siin on siis peatipu eelne taoistlik klooster veel. Mets oli härmas ja ilus väga. Ikka niisugune. Külma küll ei olnud enam, aga see peaks olema peatipp. Siin siis me hakkasime kiirustama kangesti 2154 meetrit. Siis need 12 000 trepiastet on ära võetud. Lääne tipu eel on siis veel üks niisugune viirukahi. Siin on siis pilt sellest lääne tipust ja siit siis peaks sõitma köiste alla, sest et muud moodi siit alla küll kuidagi saa. Ja see köistee oli siis uuristatud siia kalju sisse. Ja see köistee, see on siis juba lääne tipukivi. Köistee oli selles huvitav, et ta kaljusest tuli ja läks üle 2 oru, kus juures seal selle orude vahelise nõlma peal tross vahetati ära automaatselt niimoodi, et see vagun sõitis sinna mäeharja peale ja seal kuidagi haagiti automaatselt ümber ja see kondel sõitis siis siia poole alla. Hiinas on kõik asjad suured ja uhked, see on siis selle köiste lõppjaam. Ka siitpoolt saab muidugi üles sõita, kui sa tahaksid. Järgmine päev oli meil siis kange tahtmine minna pandasid vaatama. Siin on siis panda arengulugu. Kui ta tegelikult sünnib, on ta
100–200 grammi ainult. Muide, Hiinas on tähestik on nii nagu ta on, aga tegelikult numbrid ja sümbolid on kõik ladinalased. Tähendab, autonumbrid on ka ladina tähtedega, kusjuures kõik kilomeetrid, liitrid, grammid, kilogrammid, kõik on ladina tähtedega. Niimoodi, no ja siis pandadega sünnib ja siis ta siis niimoodi siin elab. See oli, me läksime Shanxi maakonna ohustatud loomaliikide niisuguse rehabilitatsiooni keskusesse. No siin on üks niisugune nukker panda klaasi taga, nutab seal, et vaadake mind, kui õnnetu ma olen, aga see on siis see kuldne panda, pruunikas. See on siis see tavaline panda, ta oli ka haige, millegi pärast oli tagu seda. See on siis pandakaru söök, kujutage ette niisugune suur 200-kilone elukas sööb tegelikult põõsaid. Ega ta söö lehti, ta närib just neid bambuse võrseid. See on nüüd karu. No siin on ka üks haige veel. Aga edasi minnes oli siis veel kuldsed ahvid. Ega neid looduses ei näe seal eriti. Ja üks kõverakaelaga paabulind oli seal. Aga edasi olid juba niisugused lahtised pandad. No need olid ikka niisugused prisked poisid, niimoodi 200-250 kilo ja seal ta ka siis sööb nüüd seda. Põhitegevus tal ongi niimoodi, et ta istub niimoodi poolenisti selja peal maas, määrib oma ilusa valge kasuka ära ja tegelikult järab seda bambuse võrsed. Vaat niimoodi. Kusjuures see ilus valge kasukas läheb tal mustaks. Üks oli ronin puu otsa ja karjus oli ilmse häälega. Ma ei tea, miks, kas tal oli hirm või tal oli tore olla või tal oli paha olla. Arvati, et kuna ta sööb neid oksi, et ju ta läks sinna sügama ennast sinna puu otsa arvatavasti. See oli küll niisugune mõnnakaru hästi. Niisugune mängukarud on. Siis oli kõrval veel ühed niisugused väga imelikud loomad, mida ma arvasin, et ma pole näinudki enne. Takiinid, ma vaatasin niisugune sea ja lehma ristand kangesti, aga nüüd tuleb välja, et meie Tallinna loomaaias on ka takiin olemas. Just Mati Kaal ütles, et takiinil sündis tall. Minus peaks ikka vars või see vasikas olema, aga millega see ütles, et tall. No ja siin on siis selle ära määrdunud seljaga panda. Niimoodi nad siis rikuvad oma ilusad kasukad. Edasi sõites sattusime nii, nagu Hiinas on, kõik asjad on suured, ühe linna väljaku peal, see oli tegelikult niisugune maal rohkem, oli väga suur plats taoismi maale toojatele ja välja mõtlejatele, hiigra suur väljak niisugune tehtud, nii nagu Venemaal arvatakse, et kõik asjad peavad olema suured, nii on seal siis see taoistlikud sümbolid. Linna sõites, siis me nägime neid kummituslinnu, nagu meil ajakirjas on käinud läbi, et Hiinas ehitatakse tohutult, aga majad jäävad tühjaks. Siin on siis, tähendab, kui on vaja ehitada maja, siis ehitati üks, vaid ehitatakse 35 ja ehitati mitte 3 korrus, vaid 35 korruseline ja ta jääbki siis ehitatakse valmis ja jääbki tühjana seisma. Hiljuti lugesin kuskilt ajalehes, minust oli Postimees, et viimase 5 aastaga on Hiinas nende tondilosside ehitamises kulutud $7 miljardit. Mitte keegi ei osanud seletada, mis neist majades saab, sellepärast, et Hiinas erapanku ei ole. On ainult riiklikud pangad ja pangad ei anna inimestele nii palju laenu, et nad saaksid osta omal korterit. Nii et inimesed elamispinda on vaja, aga laenu ei saa, kuna sa oma eluea jooksul väikse palgaga ei suuda seda laenu tagasi teenida. Niimoodi jäävadki siis niisugused
tohutud linnaosad tühjana seisma. Ja see ei olnud mitte üks, vaid ikka tegelikult mitu ja mitu. Arvasime, et umbes 10 aasta pärast tehakse siis, no see on ilmselt mingisugune strateegia, mida meie ei saa aru. Ilmselt 10-15 aasta pärast tehakse uus firma, kes hakkab need korterid remontima siis. Ja nii edasi, noh, raha peab ringi käima. No võt niimoodi. Võimas värk ja kui sõidad edasi, noh, siin on nüüd lugesime ka raha kokku, mis meil oli ja mis tuli meile ära anda. No see on siis see kuulus terakotta-sõdalaste leiukoht. 1974 leiti, üks mees hakkas kaevu kaevama ja leidis seal savist mehe pea. Ja nüüd on siis välja kaevatud umbes 260 000 ruutmeetrit ja on leitud 8000 terakotta sõdalast. Need on siis 2200 aastat vanad, kui esimene ühtse Hiina keiser, kes oli väga tegelikult verine mees, sest et need hõimud tuli ikka ühendada verega ja tal hakkas siis hirm, et ta pärast surma satub kättemaksu kätte ja 37 aastat lasi ehitada neid terakotta sõdalasi, suuremad kui hiinlased ise, keskmine pikkus on 1,85 meetrit ja kaaluvad umbes 300 kilo. Kusjuures hiinlane, ma arvan, 2200 aastat tagasi oli 1,50 meetrit pikk, eks ole. Ega ta praegu ka eriti palju pikem ei ole. Aga no ja hobused on ka ikkagi hobuse suurused. No ja siin siis kaevatakse, 8000 on saadud kätte, aga arvatakse, et kuskil 8-10 000 on need veel kuskil olemas, sest ega need ainult ühes kohas ei ole. Need paigutati 5 meetrit maa alla koopasse, peale ehitati niisugune lagi, aga nüüd see siis pärast seda, kui keiser suri, siis keegi ei hakanud hoolima nendest, räägiti, et osa kohtades oli tulekahju, katused langesid sisse ja need terakotta sõdalased siis kukkusid ümber ja tegelikult purunesid, sest et niisugune korralik mehikene kätte saada, see tuleb võtta niisugusest prügist välja, sest et ega seal oli ühtegi praktiliselt säilinud tervena. Ühesõnaga nende meeste kokkupanek ja kokkuklappimine on väga suur töö. See on siis nüüd näide nendest sisse langenud katustest. No siin on siis neid üpris palju, siin on veel, noh, nad olid muidugi värvilised ka, siin on siis emailitud ja noh, füsionoomiad, kõik näod on erinevad, ükski terakotta sõdalane ei sarnane teisega, kusjuures pead pandi eraldi, keret tehti omaette valmis ja pead tehti siis eraldi ilmselt need mundrid olid kõigil ühtemoodi ja need peategijad olid siis erilised suured meistrid, kes kalli rahas said ka pilti teha. Muidu sinna kujude vahele ei saanud. See mees on vähemalt 1,92 meetrit pikk, nii et see terakotta sõdalane on temast pikem. Noh, tal on küll natukene jalge all midagi. No siin on nüüd füsionoomiad natuke näha. No siin on need paremad eksemplarid. Muidugi neid pilte on palju, kuigi on umbes 2/3 pilte välja visatud. See on üks niisugune eriline pronksist kaarikud, mis on tegelikult väiksem tükk maad kui tavaline. Miks see niivõrd haruldane on, seda ma ei saanud päris täpselt aru. 2 niisugused pronksist kaarikud oli. Siis õhtupoole oli meil pelmeeni söömaaeg. Läksime spetsiaalnesse pelmeeni restorani, kus oli umbes 10 sorti erinevat pelmeene,
pelmeenid on teadagi idamasöök, aga noh, ega nad nüüd, mõned olid nägudega, mõned olid ilma, aga ega noh, pelmeen on ikka pelmeen. Aga kui pelmeeni söömine otsa lõppes, siis oli palju tegelikult huvitavam. Siis oli meil niisugune tantsushow. Noh, ega ta nüüd, kas on Pariisis Moulin Rouge või on siis siin niisugune tants, ega nüüd vahet ei olnud eriti palju midagi. Ilusad olid nad kõik. Nii Pariisis kui siin Xianis. Kusjuures Xian ei ole üldse väike linn, ta on 8 miljoni elanikuga linn ja kunagine keisririigi pealinn. Nii et siin selle show-tantsu tase oli, ma arvan, üpris hea. Ma ei oska küll muidugi hinnata Moulin Rouge'i teda, kuigi ma olen näinud mõlemad. Aga noh, nii nagu ma ütlesin, et looduses on meil vähe pilte. Õhtu oli veel Xianis, kella 6 oli valge ja 6 kella 6 oli pime. Kui me läksime tagasi, siis meie majutus oli vana linnamüüri ääres, see linnamüür on jälle 1000 aastat vana muidugi, ja siis need olid väga hästi valgustatud ja õhtu sai käia linna peal veel niisuguseid ilusaid linnapilte saamas 1000-aastasest linnamüürist. No siin on kaasaegset linna ka natukene. Üks väike koer arvas, et ta on lõvi. Siin on siis trummitorn veel ja siin oli torne seal veel igasugused. Linnad on muidugi ilusad ja korrektsed. Sattusime ka veel turule õhtul. Turg töötab siin praktiliselt 24 tundi. Turu peal käib elu. No, skulptuurid ka turu peal. Turu peal siis keedetakse ja küpsetatakse kogu aeg midagi. Siin on halva tegemine. Halva tehakse niimoodi, et pannakse tervete pähklite niisuguse mingisuguse magusaine segu niisuguse plaadi peale, siis nende suurte haamritega umbes pool tundi trambitakse seda. Siis on halva valmis. Vaat see oli siis üks tore situatsioon, kui läksime hotelli tagasi. Siin on pangakontor, siin on pangaautomaat. Pangaautomaadi uks käib lahti, siin on 24 tundi avatud. Aga igaks juhuks, ega siis masinad ei ole inimesed, igaks juhuks peab olema valvur siin. Ja selleks, et pätidel läks panka ja ei lõhuks automid ära, siis on tegelikult valvur siin. Ja valvur võttis voodi kaasa, et niimoodi muidugi tundvalt parem valvata. Nii et turvamehed on meil siin peaksid õppust võtma. Hommiku jooksime ruttu turu peale tagasi, et ikka hommikusööki saada. Noh, igasugused käkke tehakse seal. Kreeka pähkled nad löövad kõigepealt prao sisse, siis panevad soola sisse ja siis tegelikult röstivad. Ja on tunduvalt paremad kreeka pähklid kui meie omad, sest meil on natuke kibedad nad, aga vaat need ei olnud. Röstitud ja natuke soolased. No vaat siin ma nüüd ei mäleta, mis asja siin keedeti, aga noh, midagi väga head keedeti siin. Aga see on siis niisugune lihaturg. Ega nad päris liha ei söö, nad söövad rupskedanud. Kus see päris liha läheb, seda ma ei tea. No siis niimoodi tuuakse rupsked. No Pekingi part. No siin on igasugust asja, aga vaat see oli siis niisugune huvitav asi, kuidas siis meie tegelikult pagarid peaks võtma ka eeskuju, kuidas tegelikult kringelt teha. No ja siin on veel halva tegemine, siin on mingid kastanid ja ma ei tea, mis seal veel olid. Hästi kitsad tänavad läksid tegelikult siis tekstiilikaupade turule. Ja edasi me siis sõitsime linna vahel ringi, siin peaks olema metsikohane suur pagood ja metsikohane väike pagood, aga me ei saanud päris täpselt sealt pihta, seepärast, et oli vaja nagu lisaraha maksta, aga me olime nii nagu maksnud seda ja me ütlesime küll, et me ei lähegi. Aga see oli siis huvitav koht, me läksime nefriidi lihvimistehasesse.
No siin oli küll uskumatud nikerdused, mida on võimalik kivist teha. Sest et see on nüüd ühest pehmest kivist välja tegelikult nikerdatud ja see näitab, et hiinlased on ikka meeletud käsitöömeistrid küll. No need on kõik kivist tehtud. Noh, eks nad tegelikult maksid ka, aga nad olid niisugused muuseumi eksemplarid seal minust. Noh, nefriit on teadagi, on ta tegelikult roheline, aga teda on ka valket ja pruuni ja punakad ja sinakad ja siis oli vaja veel käia enne, kui me ära sõitsime, oli veel vaja käia selle Xiani 1000-aastase kindluse või keisri lossi müüri peal. See on siis mitte ei ole ehitatud nii, nagu meil ehitatakse kuskil mäe otsa, vaid põllu peale ehitati 1000 aastat tagasi niisugune neljanurkne linn. See on siis 4x4x3 kilomeetrit, ringi on 13 kilomeetrit. Ja seal vanalinna sees elas siis keiser koos oma sõjaväega ja linnast väljas elas siis pööbel, kes teda toitis. Ümber oli ka veel kaitsekraav ja noh, vaatame siis seda ära. Ka seal tehti niisugust etendust, et oleks see kehtne, kusjuures need poisid olid ka vähemalt 1,80 m pikad. Nii et hiinlaste seas ikka leiab. Siin on siis väejuhataja. Aga seal üleval müüri peal, see müür oli mingisugune 12 meetrit kõrge ja 18 meetrit lai. Miks pidi kunagi ehitatama põllu peale niisugune linn, mina küll aru ei saa. Seepärast, et noh, et kui palju need sõdurid ikka oli siia vaja, sest et kui meie linnamüüri vaatas, siis jah, noh, aga Hiina on Hiina. Üleval sai jalgrattast laenutada, et siis 13 kilomeetrit selle linnamüüri peal ära sõita ja seal müüri peal oli siis umbes 100 kaitsetorni, 98 vist või midagi taolist. Noh, ja niisugused kongid muidugi ja noh, siin on nüüd juba ehitatud kaasaegsed hooned vanaaegses võtmes. See on siis keisri plats, kus ta rahvaga vestles, siin on siis päikesekell ja siin on trummid. Varsti. Ja. Siin on siis need kunagised sõjaristad, millega siis nüpeldati vaenlasi. Laseme kiiresti läbi selle. Siin on siis veel sõdurid tegid etendust. Täiesti Moulin Rouge jälle. Nii, ja siis me istusime rongi, et sõita Pekingisse. Teeme siis selle muse ära. Natuke vaheldus sellesse õhtusse. Seal oli vahva siukene kaljuastang, kus noorbaarid käisid pildistamas ja tahaks nüüd selle peale ühe armastuslaulu laulda. Ma hoian sinu käest. Ma hoian sinu käest, kui naeran suul. Ma hoian sinu käest, kui kevad suul. Sa põidu meie südameis ja seal, kus sõite meres koguma. Jumal ise teab, kas meie tee lookleb õites aasadel. Või on kurjad ilmad
tulekul. Tormid tuuled meie ees. Ma hoian sinu käest, kui naeran suur. Ma hoian sinu käest, kui kevad suur. Saab võidu meie südameis ja seal, kus sõite meres kogu maa. Jumal ise teab, kas meie tee lookleb õites asadel. Või on kurjad ilmad tulekul. Tormid tuuled meie ees. Ma hoian sinu käest, kui naeran suur. Ma hoian sinu käest, kui kevad suur. Saab võidu meie südameis ja seal, kus sõite meres kogu maa. Kus sõite meres kogu maa. Järgmise loo nimi on Värvid. Valguse voo küllakal nööril, valgeid linu lendleb tuules. Taevane võlv, silmade peegel sinab sinu näos. Mõni värv on soe, mõni kuulates küll. Aga põuepoe, siis kui tundlik on silm. Mõni värv on soe, mõni kuulates küll. Aga haarab meheled. Roosakas tujus, silmade keeles. Mõni sõna lendab teele. Sõnade sisu maalitud lauluks särab sinu näos. Mõni värv on soe, mõni kuulates küll. Aga põuepoe, siis kui tundlik on silm. Mõni värv on soe, mõni kuulates küll. Aga haarab meheled. Pikas jutus värvid määrduvad. Mõnes sõnas peidus vikerkaar. Valguse voo kollakal nööril, valgeid linu lendleb tuules. Taevane võlv, silmade peegel särab sinu näos. Mõni värv on soe, mõni kuulates küll. Aga põuepoe, siis kui tundlik on silm. Mõni värv on soe, mõni kuulates küll. Aga haarab meheled. Aitäh! Nii sai siis õhturongi istutud, et hommikuks jõuda Pekingisse. Tuli välja, et hommikul oli mul sünnipäev. Nad panid isegi küünad põlema ja 3 korda käis vagunisaatja, kustutas ära need, aga 4. kord neil õnnestus minu juurde jõuda küünatega. No ja pärast siis pidasime sünnipäeva, jõime õudsed Hiina veini või viina, jubedas Hiina viina ja sõime veel jubenemad oa mingisugune maiustus, ma ei tea, kas see oli
marssipaan oli midagi taolist midagi peale ja kuskilt nad võlusid isegi vahukoore tordi välja. Pekingisse jõudes oli meil buss tegelikult vastas ja sõitsime Keisrinna suveresidentsi. See on siis Kunmingi järve ääres, see on 210 hektarit suur see järv ja enamus sellest järvest on kaevatud käsitsi. Hiinas on kõik asi võimalik ja see muda, mis siit võeti välja, sellest tehti siiapoole mägi ja mäe peale siis ehitati budistlik klooster. Niisugune ilus klooster tehti sinna, aga seal järve ääres on siis kuulus UNESCO mälestusmärk Pikk koridor. See ehitati siia 1750 ja on umbes 730 meetrit pikk ja ta on, miks ta on, seda ma üldse ei teagi täpselt, aga ta on kunstiväärtusega, sest siin üleval on tal 8000 maali. Ja siin elas tegelikult siin on nüüd jutt sellest natukene, siin elas kõige rohkem on siin elanud üks Keisrinna, kui vana keiser suri ära, siis ta valitses edasi ja ta oli siin peale selle koridori, tal eriti ei olnudki see ruum, tal oli üks magamistuba, üks söögituba ja mingisugune vastuvõtutuba. Söögituba oli tähtis sellepärast, et kui ta sõi lõunat, siis tal oli alati 128 eri rooga, mida ta pidi sööma. Kui suur tal see seltskond oli, kes tal sõi, seda ma ei oska ka öelda, aga kõik ülejäänud söök visati pärast järve. Öeldi, et järves olid väga prisked kalad olnud. Nii, siin on natuke nüüd need pilte ja selle koridori lõpus on siis Peo-Leo kuulamise niisugune lehtla. See väga ilus koht. Ma ei tea, kas Peo-Leo laulab üldse nii ilusti, aga siis koridori lõpus oli veel niisugune marmorlaev. See ehitati alles 1893 ja see on, selle laeva nimi on Lollide laev. Seepärast, et kui Keisrinna hakkas kinnitama riigieelarvet, siis sõjanduse peale oli nii väike summa, et seda ei olnudki mõtet sõjanduse peale kulutati, ehitati hoopis marmorlaev. No ja seal oli väga hea pidu pidada siis. No ja siiamaani on selline nimi siis Lollide laev. Aga sealt edasi on väga niisugune ilus park marmorsildadega ja nii edasi. Siis edasi minnes sattusime pärlitehasesse. 95% maailmas ringlevatest mageväepärlitest toodetakse Hiinas. Tähendab, karbid võetakse välja, pannakse sinna pisike liivatera sisse ja pannakse uuesti siis 5 aastaks vette tagasi, kusjuures selles suvepalee järves pidid ka karbid olema. Pärlid olid siis igat värvi ja igat sorti ja need ei ole väritud, vaid on ikka naturaalsed, nii nagu nad seal karbisest tulevad. Ja naised tundsid muidugi rõõmu väga palju. Edasi sattusime niisuguse huvituse kohta, oli mongolipärane söögiaeg. Siin ümberringi on kuum vesi, siin torbiku sees on tuletukk, ühesõnaga sööd ja võtad siis pulga vahele siit kas seda salate lehte või lihatükki, pistad siia vette, keedad 5 minutit ja siis sööd. Huvitav oli küll, aga kas ta nüüd hea oli, seda ma nüüd küll ei oska öelda. Siin siis niimoodi kõik arvavad, et on õudselt hea. Siin on siis WC uks veel, mis on siis nefriidist lihvitud kividega. 8 aastat tagasi oli Pekingis olümpiamängud, me tahtsime muidugi olümpiaraatise näha, siis sõitsime estakaadi pealt maha ja öeldakse, et vaadake seal, mitme kilomeetri taga on. Ja siis me nagu ei näinudki rohkem, siis öeldi, et aga fotoaparaadiga saab õnneks zoomida, nii et zoomisime välja, see on see Linnupesa staadion ja seal taga on siis
olümpiatõrvik peaks siin olema. See on siis pressikeskus peaks olema ja ühikat. Kunagi hiljem sõitsime mööda, siis sai nagu sellest tõrvikutes parema pildi. Kogu Peking oli vanasti niisugune kahekorruseline hutong. Neid vanu puithooneid nimetati hutongideks ja siis mõningad hutongid on veel järgi jäänud, aga varsti tõmmatakse kõik nad maha ja ehitatakse niisugused tohutud pilvelõhkujad, mis enamus jäävad tühjaks. No seal hutongides siis on natukene säilinud seda vana Pekingi hõngu, aga ega seal eriti midagi enneolematut ei olnud. Vaat seda ei saanud nüüd aru, kas oli kivist või oli see maiustusest või oli see millegis muust, sest seal all on mingisugune hind, kas seda võis süüa või teda või saanud vaadata. Meie elasime, ei elanud me südalinnas ega elanud äärelinnas, vaid nõnda nimetatud 3. ringte ääres ja meil siis kõrval olid niisugused väga ilusad ja moodsad hooned, aga mõnikümmend meetrit edasi oli siis niisugune supiköögirajoon, kus siis tänava peal sai suppi süüa ja tegelikult me siis elasime 5 tärni hotelli õuepealses vaeste võõrastemajas. Aga asukoht oli väga hea, sest et me kõrval oli kohe metroojaam ja Pekingi metroo on väga tegelikult ladus ja loogiline ja tegelikult odav. Metroopilet on umbes 40 € või natuke allagi isegi ja selle piletiga saad sa sõita terve selle Pekingi aluse läbi. Ta ei olnud nii odav küll, kui tegelikult Mehhiko City's oli, aga ta oli ka väga hea. Ka siin Pekingis on siis katoliku kirik ja esimese õhtul me tahtsime minna nagu südalinna, et vaatame, kuidas siis Taevasrahu väljaka välja näeb ja sattusime siis ühte niisuguse tänava kaubanduskeskuse, seal üks 100 meetrit pikk niisugune uus lett oli tehtud, ehitatud, kus oli ühtses mundris kõik müüjad, ilmselt olid nad niisugused FIE-d ja nad siis pakkusid sealt öist sööki. See peaks olema siis mingisugune krabiline vist ja kui hakkad siis lähemalt vaatama, siis see asi oli üpristikult huvitav. Siin oli siis igasugust sööki, mida te kindlasti eriti hea meelega ei tahaks süüa. Siin on siis ussi ja vaklu ja kõike muid asju ja mida edasi, seda paremas asi läks. Siin mul tekkis kohe idee, et kuna mul on tegelikult sünnipäev, et ma teen kõigele prussaka välja. Aga millegi pärast nad ämblike ja ma mõtlesin, kestab ämbliku, kestab 1000 jalga ja kestab prussaka aga millegi pärast nad hakkasid hirmas moodi protestima, et nemad pole niisuguse sünnipäevale tulnud. Ja siis tegelikult prooviti ja siis nägu oli nihukene pärast seda. Vaat nii. Aga seal oli need ussi ja tõuke ja eks ole, meritähti ja ikka oli. Valik oli päris suur, aga kuna keegi ei tahtnud sünnipäevale tulla, siis läksime natuke edasi, et otsiks siis mingisuguse kohvipoe või tegelikult saiapoe, aga sattusime niisuguse vanemasse kaubandusrajooni ja ka seal ei olnud mitte ühtegi saiapoodi, vaid ikka need samad skorpionid. Ja ei olnudki lõpus, kui läksime ühte niisugune supikööki sisse, tellisime 3 tegelikult õlut endal laua peal ja jõime laual džimbiini ja kukrirummi. Oligi sünnipäev peetud. Nii ja siis tahtsime näha veel kangesti ka Taevasrahu väljakut ja see siis on nüüd maailma ühe tähtsama väljaku pilt öösel. Ühtegi inimest seal ei liigu, mõni üksik auto sõidab, pime ja muidugi korravalvurid kui palju. Nii et me saime aru, et siin öösel ei tohi Taevasrahu väljakul käia.
ainuke asi, mis seal silma hakkas, 1. oktoobril oli Hiina Rahvavabariigi nagu aastapäev ja siis oli nagu tohutu suur lillekorv sinna välja pandud või noh, jah, toodud. Kunagi ma mõtlesin, et see on Mao Zedongi mausoleum, aga tuleb välja, et see on hoopis keelatud linna värav. Aga tegelikult miks seal Mao Zedongi pilt peal on, seda ma küll aru ei saa. Nii et see Taevasrahu väljak ei ole mitte midagi ajaloolist, seal on kaasaegsed valitsushooned ümberringi. Järgmisel hommikul me läksime siidi vabrikusse. Nagu teada, et siidi ussi saab siidiliblika vatsest. Siin siis siidiliblikas mureb niisugused munad. 3 nädalaga saab tast niisugune röövik. See röövib tegelikult nukkub, hakkab eritama omal niisugust lima, millest tekib siidiniit. Selle ta siis keerab 2 päevaga endale ümber, tekib niisugune kookon, seal ta siis talvitab ära ja järgmine aasta kevadel lendab liblikas välja. Hakkab uuesti pihta. Aga hiinlane on tegelikult osav, tema oskab seda kookonit lahti arutada ja ketrab selle siidiniidi ära, sellest saab lõng, aga tegelikult palju on niisugusi mitte korrektseid kookoneid, millest siis tehakse patju ja tekke. Siin on siis 2 kookonit kokku kasvanud, see lõigatakse lahti, see sisu on väga suur delikatess, see süüakse ära jälle pärast ja sellest mitte korrektselt kookoni siis venitatakse niisuguse vormi peal, ta natuke laiemaks ja siis tast tehakse tekid. Tähendab, venitatakse seda sama väikest kookonit niivõrd suureks ja pannakse umbes 100 kihti kokku ja saabki väga korrektne siiditekk. Siiditekki ei tepita läbi, vaid pannakse teki koti sisse ja ongi olemas. Siin on siis hinnad, tegelikult alati ma küsite, et kui palju see siiditekk maksab ka siis, siin võib öelda, et 2-kilone tekk maksab umbes 100 €. Aga kui sul on naturaalsiidist tekk, siis 100 € ei ole palju. Ja kui siis sellest siidist, mis kirjutatakse korrektselt ära, siis tehakse riie tegelikult värvitakse ära ja riidest siis õmmeldakse õudselt palju igasuguseid ilusaid asju ja et naised võisid seal hulluda lausa. See oli väga tore pood, et mitte kuidagi ei saanud siit edasi minna, sest naised jäid siia sisse. Kõik need, siidist tehakse ka vaipu ja niisugune seinapiltvaipu ja ka niisugune pilte lausa ja väga palju on Pekingi tänaval näha niisugune 50+ inimesi, kes ei tee mitte midagi, kes tegelikult mängivad kaarti ja mängivad orkestrist mõnda pilli. Tuli välja, et Hiinas on seda noort tööjõudu nii palju, et vanad lastakse lahti, aga millest nad elavad, ma päris täpselt ei saanud aru, seepärast, et Hiinas riiklikku pensioni ei ole. Pensionid on ainult riigiasutuse töötajatele, millest elavad need inimesed, kes on nagu töölt siis lahti lastud, seda ma ei tea. Mingisugune võimalus kindlasti on. See on siis kõige tähtsam tempel, see on siis taevatempel, keisrilik taevatempel, kus siis keiser käis 2 korda aastas oma püha rituaale ajamas, et Hiinasse vihma ikka sajaks ja et Hiina saaks rahulikult elada. Aga kõik need Hiina hooned on niisugused suured ja kõrged ja kõledad, see on siis keisri nagu trooni koht, kus ta käis istumas. Väga levinud on siseturism, tuuakse tegelikult lapsi siia ja see pilt on tehtud selleks,
et ma ei tea, kas kõik Hiina koolid, aga osa Hiina koolidel üle terve Hiina, ka Tiibetis oli see, et lapsed käivad dressides. Need dressi on sinised, punased, rohelised, kollased. Ma ei tea, kas see on nüüd riiklik vorm või mis ta on, aga noh, niisugune on. Ja üks imelik asi, et seal ümberringi olid paljud nagu oleks mannekeenid, kus tegelikult pildistati niisuguseid pruutkleite, aga arvatavasti ei olnud siin siiski pulmadega tegemist, vaid lihtsalt pildistamine, sest et kõrvalriigis Vietnamis pidi olema niimoodi, et enne kui pulmad peetakse, siis pulma seina peal peab olema väga ilus pruutpaari pilt. Võib-olla see ongi nüüd enne pulmi siis pruutpaarides pildi tegemine. Seal oli neid ikka 10 viisi. Aga võib-olla oli ka mõne ajakirja jaoks pildistamine. No siin on siis natukene sisemust näha. See on seal samas Taevase rahu templi juures. No see on väga tegelikult tuntud pilt, ta on ümara kujuline tempel. Need on siis ohverdamisnõud, kus juures ohvri annid toodi siia keedetud kujul. Ühesõnaga lehmad löödi maha, keedeti ära ja toodi siis siia nendesse korvidesse või nendesse anumatesse. Ja mis neist lõpuks sai, ei saa aru, kas siis linnud sõid ära või mis siin oli. Edasi oli meil ka teetseremoonia, kus juures, nagu ma Tiibeti aeg rääkisin, et kogu aeg oli probleem sellega, et teed ei anta. Tiibetis veel anti, aga tegelikult Hiinas on teed täitsa võimatu saada, sest et tee ja söök on täiesti eri asji. Kui sa söögi juurde kunagi teed ei saa. Aga siin siis anti meile ka üks 4 või 5 sorti erinevat teed, aga põhirõhk oli siin pantud selles, et sa võiksid osta omal väga ilusat teeserviisi siin. Noh, jasmiini tee oli ainukene, mida tegelikult tundsid ära. Noh, teeserviisi võid osta siin igasugust. Linna tänaval on hästi palju näha tegelikult sõjaväge, see on nii nagu auvalve sõdurid, aga siin on siis veteraanid, mäletate kunagi maoaegsed ja minu arust nad tegid mingisugust protestimärki, protestikäiku või tegelikult marssi. Mida nad tahtsid, seda ma ei tea. See peaks nüüd olema siis Mao Zedongi mausoleum Taevase rahu väljakul. Ei olegi Mao Zedongi pilti peal ja tegelikult Lenini mausoleum on väga väike selle kõrval. See on siis Hiina vabadussammas, vabadus feodalismist, mitte vaenlase käest, vaid vabadus feodalismist, nii nagu Lhasa kesklinnas oli, et Tiibet vabastati feodaalikkest. No siin on siis seesama lillekoru lähemalt ja siin siis Taevase rahu põhjaküljes on keelatud linn ehk kunagine keisripalee. Ja seal ees on siis lillepanikuid ja kuna Hiinas on hästi palju vähemusrahvad, siis need rahvad käivad ka Tiibetis või seal Pekingis ja tunnevad kindlasti huvi keisri lossi vastu. See on keisri sümbol. See on keisri palee ees. Kumb on nüüd siis ilusam? See on siis keisri palee värav ja siin iga ohutuse peal oli mantud hästi kõvasti rõhku, sest et enne kui jõuad keisri eluhoonetini oli vaja läbida vähemalt 4 või 5 eelväravat ja niisugust õue, kus oli kindlasti valvurid täis. Üldiselt ega see Hiina ehitused ei olnud ilusad, nad olid kõik niisugused ookerpruunid ja niisugused minul isiklikult nad ei meeldinud eriti. Keisri elu ja valitsusruumid ei olnud ühtegi rohuliblet, ei olnud ühtegi puud, ei olnud ühtegi põõsast, ei olnud ühtegi lille. Sillutis oli maas ja öeldi, et sillutis on 15-kordne.
ükste peale laetud sellepärast, et vaenlane ei saaks tunnelid alt kaevata läbi. No see surmahirm oli ka väga, väga suur. Kusjuures see keeratud linn on maailma kõige suurem palee kompleks ja ta on ehitatud kuskil 1450 umbes. Nii et ta ei ole hirmus vana, aga ta on suur ja tegelikult muidugi on ta teatud mõttes ilus. Marmorsillad ja mis siin ikka eriti palju juurde rääkida. Aga ta ei ole hubane ilus, ütleme, kui Saksamaale vaatad, Saksamaa losse ja Prantsusmaa losse ja ka ütleme Inglismaal, need on ikka tunduvad ilusamad. Siin peaks olema siis keisri vastuvõtu palee ja see on siis keisri troon. Ja kõik need ruumid olid niisugused kõledad ja ei olnud ilusad, aga kuna keisrinna kõrval võis keisri pidada ka veel konkubiine, siis need konkubiinid olid niisuguses armsates majakestes, niisuguses madalamates ja hubastes ja soodes ja pehmetes kohtades. Ime siis, et keisri tahtsin minna, eks ole. Näiteks, aga õnnetus on see, et kui keiser suri ära, siis konkubiinid maeti kaasa. Näiteks, kui 3. Ming suri ära, siis talle maeti kaasa 16 konkubiini elusalt ja püstiasendis. Nii et konkubiin on tore olla, aga see lõpp võis olla siis õnnetu. Kuna osa, lossi osa hoonetest ja katused oli ehitatud puidust, siis oli see tuleoht väga suur ja see on siis tuletõrje hydrant. Siin siis hoiti vett. Siin on siis katuses pilte natukene, siin veel üks hydrant. Üks mees hakkas ümber minu käima ja ma vaatasin, mis asja sa teed seal. Tuli välja, et joonistas mind. Siis ütles, osta ära. Ma küsin, kui palju maksab? 100 juani. Ma ütlesin, 10 on. Anna 10. Nii see oli. Siin on siis tagumine hoov. Tagumises hoovis oli juba natukene rohelust ja siin on siis ilmselt kuskilt kuumeve allikate juures toodud keiseriite. See on siis üks niisugune puutüvi, mis oli hirmus kõva ja hirmus vana. Ma ei saanud aru, mis see oli. See peaks olema nagu kuskil keiseriit. Kui tuled keeratud linnast välja, siis seal üle oru teisel pool paistab trummitorn. Sinna torni me ei saanud, sest see pidi olema remondis. Aga õhtul oli meil ooper. Siin on siis tee kallamine. Ma ei tea, kuhu maani see tee, siin lõpeb vist ära see tila, siit siis jookseb vesi edasi. See on nüüd tee kallamise teekann ühesõnaga. Nii ja ooper hakkas niimoodi pihta, et üks mees istus siis lava peal ja tegi endal grimmi. Siis pani vammuse selga ja tegi meile uhuu. Vaat niimoodi tegi uhuu meile paar korda. Ja siis hakkas ooper pihta. Ooper oli nagu tore. Tuli üks niisugune tütarapas välja, kes oli 17 aastat vana. Seina peal jooksis muide inglise keele tekst. Laulab, et ta laulis nii peeniks häälega, et õnneks istusime meie esimeses reas, me tegelikult kuulsime, aga teine rida vist küll ei kuulnud enam. Sest et ta tegi, ja siis tuli välja, et ta on 17-aastane, et ta põgenes kloostrist ära. Ja tegelikult sattus siis jõe äärde ja tahab üle jõe minna. Aga jõe peal oli paadimees, kes oli 71 aastat vana. Ja ütles, paadimees ütleb, et mis sa sinna üle jõe lähed, lähme tegelikult siis kodu, mul on kodu olemas. Ta ütleb, et kuidas ma võtan nii vana mehe endale. Mis vahe see on, 17 või 71, numbrid on ühed samad jugat. Ja leppisidki kokku vist niimoodi lõpuks. Teine stseen oli siis mingisugust, ma enam ei mäletagi, mingisugust taevastest lauludest. See on siis suur sümfooniaorkester. Põhimõtteliselt antud kontekstis oli seda päris tore vaadata. Aga muidugi siin nüüd küll ei läheks vaatama, ma arvan, aga seal oli tore muidugi.
ja kolmas stseen oli siis, et kaks vaenutsevad niisugust ülikud võitlevad üksteisega ja tal on siis need sõdalasi ja ühel ja teisel mehel aga siis lõpp on selles, moraal on selles, et miks me peaksime sõdima, kui me võiksime tegelikult rahulikult koos eksisteerida. Vaat, niimoodi ongi lõpuks sõbralikult koos. See pilt on tehtud selleks, et kuskilt ma lugesin kellegi artikelt, et Pekingis ei ole jalgrattateid. Meie hotelli juures on niimoodi, et siin on estakad, mis läheb üle tegelikult teise tänava, siin on siis 3 autorida siinpool, teispool estakaadi on 3 rida sinnapoole. Siin on siis niisugune 5 meetri laiune jalgratturite ja mopeedide tänav ja jalakäijad käivad siis siin aia taga. Nii et kui tahad siit üle tee minna, siis on väga raske siit aiast üle saada. Aga vahetevahel saab ka. Siis muidugi, kui sa Hiinas oled käinud, siis sa pead ka kindlasti Hiina müüri vaatama ja siin on siis nüüd ka suured poisid dressides. Ma ei tea, niisugused 16-aastased poisid valgetes dressides ei pastunud küll eriti head välja. Aga Hiina müür on teadagi 2500 aastat vana, aga teda on restaureeritud Peking ümber 3 kohas ja tegelikult ega teda palju ei ole see restaureeritud, kuskil niisugused paarikilomeetrised lõigud. Üldse kokku oli seda Hiina müüri vist kas 6 või 8000 kilomeetrit, aga hästi säilinud on teda ikkagi suhteliselt vähe. Siin piirkonnas on ta ilus, kuna ta on niisuguselt väikeste järskude mägede peal, aga nüüd, kus ta niimoodi põllu peal jookseb, seal ta ei ole vist suurem asi vaadata ja ega ta seal ei ole müürina ka enam, seal on ta ainult mingisugune mudane küngas. Aga siin muidugi rahvast käib küll hästi palju. Nii et siin oli mõlemal pool oli umbes 1,5 kilomeetrit võisid siis kõndida siin müüri peal. Müür on umbes 6-7 meetrit kõrge ja pealt on vist 4-5 meetrit lai. Niimoodi treppidega ja vahitornidega. Kuna oli sügis, siis oli see loodus ka päris tegid ilusalt taga. Aga ega siin nüüd eriti midagi ka ei olnud. See on nüüd see osa, mis ei ole tegelikult rahvale avatud. Siin lõpeb ära, siin teda ka nüüd restaureeritud veel natukene, aga kas ta kunagi avatakse rahvale ka või mitte, ei tea. Siin on eeltornid enne müüri veel. Siis käisime ühes niisuguses asutuses Glosane tehnika, see on metallitehnika emailiga ja see on õudselt osavate meistrite töö jälle. Vasknõude peale kantakse emailiga sellised mustrid ja see on nagu meeletu töö, käsitöö. Siin siis kõigepealt liimitakse sinna niisugused väiksed vaskribad külge ja tekitatakse niisugune ruudustik, et see email püsiks seal väga hästi peal ja see ruudustik on kuskil niisugune 5-6 millimeetrit ja sinna siis kantakse erinevad emaile peale ja et see toode oleks lõplik, siis tuleb 8 korda teda emailida ja 8 korda põletada. Kusjuures neid tooteid tehakse alates sõrmustest ja helmetest kuni 2 ja 2-3 meetri kõrguste vaasideni. See on, mul on neid pilte siin palju, aga mina olin küll vaimustuses sellest, et kuidas saab nii ilusaid ja nii palju ja nii korrektseid asju teha. Kusjuures need
neiud, kes seal värvisid ja liimisid need mustrid, nendel nagu joonist küll ees ei olnud, ma ei tea, kas nad tegid lambist lausa või. No see mees joonistab pudelisse sissepoole. Tema pintsli pudelisse joonistab siis kõvera pintsliga pudelisse väljapoole. Noh, see on siis nagu 3-meetrine vaas. Neid on hästi palju. Siin on siis üks mingisugune püha mees, kellele puuriti pähe auku millegi pärast. Siin peaks olema siis mingide hauakamber, kuigi see hauakamber ei ole avatud, aga see pealesehitus on avatud ja vaat see oli see mees, kellel oli 16 konkubiini ja maeti koos temaga. Aga noh, meest ei maetud ju maha, vaid mees panti kirstuga kuhugi ruumi, aga need konkubiinid, see on tema naine, kindral tütar. Noh, siin on siis lihtsalt neid vaated. Vihmavarjude või päikesevarjude müügipunkt oli väga tore. Siis oli, tal oli veel hingede allee, enne sinna mingide hauakambri juurde tulekud oli tal metsa vahel. Praegu on 1,5 kilomeetrit avatud, aga kunagi oli 6,5 kilomeetrit niisugune hingede allee, kus juures tal siin, ta nagu on võtnud endaga kaasa kõik need riigitegelased ja tegelikult sõdurid, et ikka need teda pärast teisilma minekut ka kaitseksid. 12 loomafiguuri on ja 12 inimfiguuri on ja 24 loomafiguuri on, millegi pärast kõik on seistes ja istudes. Seistes, noh, mis ei tahagi minna edasi. Kaamel küll päris kaameri moodi ei olnud ja see peaks olema mingisugune metsaelukas, ei ta küll kes. See peaks nüüd lõvi olema, aga lõvi nad polnud näinud ju kunagi. No ja siin on nüüd jälle keisri sammas. See on nüüd kaasaegne Hiina, ühe kaubamaja lagi oli niisugune ekraan, kus siis vahet pidamata jooksis mingisugune muster või tekst või see oli siis vähemalt 50 meetrit pikk ja 25 meetrit lai. Õhtul me arvasime, et lähme natukene õllekasse, võtame paar teged õlut, esialgu laulsid seal tütarlapsed peeniks häälega, siis tuli kõhutantsijad ja lõpus tuli postitantsija. Õllekas, huvitav küll. Aga järgmine päev siis me mõtlesime, et käiks veel ära ka Pekingi laama templis, mis on siis budistlik. Ja noh, eks seal nüüd natuke niisugune budistlikke figuure oli, aga ta oli hoopis teistmoodi. No siin ka niisugune virukahi, nii nagu taoistidelgi. Ja neid viirukid põletate siin ikka hirmsat moodi. Aga noh, budakujud on ikka iga veel ülemal. Ja palvetamine ei toimu nii nagu Tiibetis, et maa oli maha aga niisugune pehmendusega tool on ja sinna peale siis heidad ja räägid oma juttu ära ja ei anta ka raha, nii nagu Tiibetis, vaid pärast oma palvet annad 3 viirukipulka, jätad sinna kohale, et siis need kohalikud mehed saaksid pärast põletada ja seda meeldivad lõhna seal ajada. No siin on need viirukipulgad käes kõigil ja tähendab, pulgad jäetakse maha siia. Niisugust raha loopimist nagu Tiibetis ei olnud. Siin on üpris suur Buda, mis oli vist 5-6 meetrit kõrge, aga seal järgmises hoones, mis on ehitatud suurem, see on siis Guinessi rekordi raamatust, on ta kantud 22 meetri kõrgune ühest sandlipuust välja nikerdatud Buda.
kas ta nüüd 23 meetrit oli, ma tegelikult kahtlen natuke, aga noh, kirjas oli nii vähemalt. Ta oli nii suur, et ei mahtunud kuidagi fotokasse ära. No ja ütleksin, et need laamatempli ehitused on tunduvalt meeldivamad kui need Hiina keisri ehitused. Minust on kuidagi niisugused elavamad ja klassikalisemad. Noh, siin on siis natukene pilt. Noh, ole sa siis nii moodne kui on, oled, aga usk on ikka tähtis. Ja kui sealt tulime välja, sealt laamatemplis, siis natuke ma edasi sattusin kogemata Konfutsiuse templisse. Tuli välja, et konfutsiudism on 2000 aastat olnud keisrikoja usk taoismi kõrval ja nii nagu Konfutsius paneb rõhku loodusele, ei olnud siin tegelikult ühtegi pühakoju, ühtegi ikooni, vaid olid ainult niisugused trummid ja keelpillid ja loomakujutised ja suured puud. Noh, siin oli ka näidati, millised riided kantakse ja siis me nurga taga sattusime peale terrakotta armeele. Millegi pärast oli, noh, need ei olnud ilmselt terrakotast tehtud, need olid nüüd tsemendist tehtud ja nurga taha visatud ja ühesõnaga nii nagu prügikasti pantud. Oleks natuke kergem olnud, oleks võinud mõne ära tuua, sest need ei olnud sinna välja pantud, need olid täpselt ära viskamise jaoks. Noh, Konfutsius ikka siin on. Need kivitahvlid, mida oli 198 tükki, need on see, kui mees tegi riigi eksami ära, et saada riigi ametisse, siis tal anti tunnistus selline kivist tahvel. See oli siis niisugune 300-400 kilone, see on siis tunnistus, et sa oled teinud riigi eksami ära. No siin on siis igal pool peab olema alati tiik ja tiigis ikka punased kalu hästi palju. No, Konfutsiust oli ikka üks ruum oli tehtud Hiina nagu ajaloo muuseumiks, niisugune väikse ruumis oli üpris palju eksponaate välja erinevast Hiina ajaloost. See on siis veel, kõndisime ringi, et saada natukene süüa kuskilt. Läksime jälle hutongi, aga hutongi hinnad olid veel kallimad kui suurtes restoranides. No ja hiinlane armastab kala. Igal on niisugune väike, kas ta selle ära ka sööb, ma ei tea täpselt, aga toidab küll teda. Ja see on siis tavahiinlase elamiskoht. Need suured majad on tühjad, eks ole, ja niimoodi elatakse, kui sul raha ei ole. Vaid niimoodi. Nii et ja see on siis seal Konfutsiuse templi kõrval. See ei ole mingisugune kuskil väga äärelinnas. Noh, nii et tänava peal on siis niisuguse asju. See on, siis me õhtu hakkasime minema Eesti konsulaati. See on tegelikult bussisõiduplaan. Ja huvitav on see, et bussid lõpetavad sõidu kell 22.00. Hakkavad väga hilja sõitma, 6, 10 ja 22. Niimoodi, et sul on väga suur hirm, et sa võid jääda tegelikult pimeda peale kuhugi linna teis otsa. Kui me esimese õhtu käisime seal Taevasrahu väljakul skorpioni söömas, siis me tulime oma metroojaamas 10:20 välja ja jäime natukene kopretame alla. Ja kui me siis tahtsime ülejalt välja saada, siis oli võre juba ees, öeldi, et kõik tšurr läbi on. Ei saagi välja, ööbid tegelikult täna siin jaamas. No, 10:20 oli viimane rong läks ära ja kõik. Suure surmaga saime välja. See on see Eesti saatkond Pekingis, mis sai siis eelmine aasta sai parema betoonehituse auhinna ja nüüd ju Pentus Rosimannus käis seda avamas seal. Kogemata sai suur. Ehitati kolmekordne betoonmürakas
ja kuna Eestil oli Hiinaga suured plaanid, aga need plaanid kukkusid kokku ja nüüd ei ole selle hoonega midagi muud teha, kui võeti siia Islandi saatkond sisse, sest Islandil oli vahepeal kriis, nad panid oma saatkonna kinni ja siis pieteedi tundest eestsud ütlesid hea küll, et te olete vaesed küll, aga me võtame teid enda ulu alla. Nii et nad isegi ei maksa siia üüri. See on siis Eesti saadik, võttis meid vastu koos oma abikaasaga. See on siis Toomas Lukk on see, jah. Ja huvitav see, et Eesti disain on siis see tegelikult sein, need tegelikult seinad on siis täis kaunite Eesti naiste nimesid. Mööbelt ei olnud sees eriti veel olemas, öeldi, et Eestist mööbli tellimine on odavam kui Hiinast, kujutage ette. Hiinas, kus kõik asi on odav, aga öeldi, et ei ole. Ja me siis rääkisime seal oma Lukiga vist mingisugune 30 tundi ja pärast oli konsuliga ja tegelikult nad mõlemad rääkisid, et ei, see Hiina elu ei kõlba ikka kuhugi ja varsti see majandusmull kukub ilmselt kokku ka. No see on siis sealt saatkonna katuselt öeldi, et siin 3 aastat tagasi oli siin alles Hutong, aga tegelikult nüüd on juba niisugused pirakad hooned peal. Ja kui me ära läksime, siis Eesti saatkond paikneb Ameerika saatkonna kõrval ja see on Ameerika saatkonna värav. Niimoodi siis turvatakse Ameerika saatkonda. No hommikuti me käisime tänava peal söömas ja viimasel päeval käisime niisugusel hiigelsuurel täikal või täiturul, mida nad ise nimetavad sopaturuks, kus on kõiki müüa, tohutult käsitööd ja nõusid ja varandust ja siin siis muidugi öeldakse, et need on kõik kaevatud välja, aga võib-olla on ka. Seepärast, et 1000-aastane taldrik ei ole siin ju haruldus, aga hiinlased oskavad muidugi õudselt hästi järgi teha. Nii et keegi ei julgenud seda osta midagi. Aga see täika oli muidugi või vanakraami turg oli igati äge. Eriti tore oli skulptuuriosakond. Seal siis võisid osta endal niisugused elevandi ja kivist elevandi ja kivist Buda ja kivist Konfutsiuse ja kuidas seda ära küll viid, aga tore oleks ikka. Ja kuna mõtlesin, et seda olümpiaehituse ei näinud eriti hästi, siis jäi peale lõuna üle, et sõidan õige olümpiaparki, aga tuli välja, et see peal on tegelikult sudu. Ja see on see kuulus Pekingi sudu. Ja tuli välja, et olümpiaparki ei saa, kuna see päev oli rahvusvaheline Pekingi maraton. Ja nii nagu Hiinas ikka, siis pannakse kõik asjad kinni. Siin on siis sõjavägi turvas, siin oli siis politseinik ja siin oli siis KGB poisid ja neid turvaid oli seal oi kui palju. See on siis viimane lõpetaja, kes teeb naistega veel pilte niimoodi, et ma sõitsin ka läbi. Aga üks päev varem käisid teised poisid seal ja said siis päris ja pildi tõrvikutest ja niisugusest monstrumist mingisugune 2-3 aastat tagasi prantslased olevat kinkinud olümpialinnale niisuguse draakoni. Miks nad seda tegid, ma ei tea, aga see on mehaaniline, see tegelikult liigutab ennast igat pidi. No ja oli ka aeg pillid kotti panna ja Eesti poole tagasi sõita. Kõik. Aitäh! Uskumatu, et aga teeme niimoodi, et äkki tahate Hiina kohta midagi küsida, mina oskan Hiina kohta ainult rääkida niimoodi, et meie ühine sõber Toomas Lukk on minu kursusvend, nii et ega ma muud ei oska midagi öelda Hiina kohta. Aga ma kingin sulle Jaak Proosese raamatu Venemaa retkest, õigemini küll ta on pealkirjas Putinov epslane, selles mõttes ta on küll Venemaal elavatest meie hõimurahvastest see raamat.
just, ja sama raamatu ma kingiksin hea meelega ka Henrile, aga selle mõttega, et nii, et sa laulad meile veel. Sest täna sa võid veel lauda 2 laulu kindlasti, sellepärast, et me oleme graafikust ees. Kõvasti ees. Nii et ärge veel ära tormake. Kiirluubis laulma, et kõik ära ei jookseks. Ja ostke tee pealt vaadake veel seda Proosese raamatut ka. Aga väga põnev õhtu oli minu jaoks. Lauluks teile ühe metsalaulu. Tasa sosistab tuul, tasa räägivad puud, puudel on rohevad rüüd, leeb on looduse hüüd. Tasa astun ja olen, vaatan, kas veel mõni olen, teeb siin endale rada või vaikides põõsa allama. Ma tunnen, kuis männis on rahu ja kuuses on tasane tarkus. See kõik mu põue ei mahu, maha müts ja vali astun. Ma tunnen, kuis männis on rahu ja kuuses on tasane tarkus. See kõik mu põue ei mahu, maha müts ja vali astun. Looja on looduse kroon, metsa, kes puid juurde loob. Pehme on samblane säng, kaovad õudus ja häng. Homsesse päevani lähed, aega on antud vähe. Kasuta iga hetke, rutakal eluretkel. Ma tunnen, kuis männis on rahu ja kuuses on tasane tarkus. See kõik mu põue ei mahu, maha müts ja vali astun. Ma tunnen, kuis männis on rahu ja kuuses on tasane tarkus. See kõik mu põue ei mahu, maha müts ja vali astun. Ja lõpetuseks tänase õhtu nii-öelda lukustamiseks laulaks ühe tõelise lukulaulu, mis sepad kunagi võisid teha näiteks. Seal oli hästi palju tabalukke, mäletan. Ja sepad võib-olla tegid ka mõne luku seal Hiinamaal. Nii et üks sepa lugu. See oli sepas sihukene, seevast rauda tagu ja taevastki on tagunud, ilma kaante kolksutanud. Haikali rauda, sädekali rauda, haikali rauda, haikali rauda, sädekali rauda, haikali rauda. Miimunas on ruski aista, ne on päiväks kaivoselle. Miimunas on ruski aista, ne on päiväks kaivoselle. Haikali rauda, sädekali rauda, haikali rauda, haikali rauda, sädekali rauda, haikali rauda. Sepa tee mul mõõk, hüva tera raiuda. Sepa tee mul pill, mõõgal tuge laulema.
kauga tegi kandekese, saaresepa vindlikese, teind ei puusta, ei kaluusta, tegi kaali rauasta. Hoikali rauda, sädekali rauda, hoikali rauda, haikali rauda, sädekali rauda, haikali rauda, sepade mul mõõk, hüvad ära raiuda. Sepade mul pill, mõõgal tuge laulema. Sepade mul mõõk, hüvad ära raiuda. Sepade mul pill, mõõgal tuge laulema. oi. Aitäh!